alustame. Tere hommikust. Tere. Istuge palun. Tänases ajalootunnis rändame ajas tagasi. Ja sinna aega, kuhu me kohe suundume, siis sel ajal veel mobiiltelefone kasutuses ei olnud, nii et paneme telefonid ära. Gert Markus, palun. Ja Jane? Õpetaja, enne kui te tunni teemaga alustate, oleks mul teile 2 küsimust. Esiteks, kas te meie kontrolltööd ära parandasite? Ja teiseks, kas te meie kodused tööd ka ära korjate? Aitäh, Jane. Ja aitäh, et Jane meelde tuletas. Koduste tööde puhul on nüüd nii, et ma väga soovin, et te oma vihikusse teeksite siis järgmise tunni jooksul märkmeid ja tunni lõpus korjan vihikud ära, kui ma ei unusta. Aga kontrolltööd on parandatud, loomulikult. Gert Markus, no nii, peaaegu tubli. David, no hinne 2 ei ole sinu lagi kindlasti. Jane, no väga tubli, 5+ nagu alati, super. No võib-olla teie 2 näete rohkem vaeva õppimisega. Ja Kristin, no tubli nagu ikka. Nii nagu siis tunni alguses ütlesin, täna rändame ajas tagasi. Rändame tagasi Kohila kooli loos. Ja Jane? Õpetaja, mulle meeldivad lood dinosaurustest. No dinosauruste aega me nüüd päris tagasi ei lähe. Kohila kool asutati ikka tunduvalt hiljem. Kohila koolil on väga põnev ajalugu. Kohila kool on armas ja kallis koht nii endistele kui ka praegustele õpilastele. Aastal 1959 kirjutas Helle Sild väga ilusa luuletuse koolile. Ei unusta ma sind, mu armas koolimaja. Ei unusta ma sind, kui elus tuge vajan. Siis mõtlen sinule, sest esimene olid sa, kes õpetas mind töötama ja elama. Ma olin väike veel, kui sinu rüppe assin. Siin julgelt kõnnin ja kõnnin praegu tarkusteel. Lahkuma pean ellu siit ma varsti, kuid ikka tänuvõlglane ma sinu ees. Ei tea, kui palju tütreid poegi omad sina. See arv siin raske üles lugeda. Üks nendest paljudest ju olen mina ning sulle alati ma mõtlen tänuga. 1870. aastal loodi kohaliku vallavalitsuse abil Kohila kool. Koolitööd alustati Mõisa Kärneri eestoas. Järgmisel aastal valmis koolimaja Urgemäele. Õpilasi käis koolis 15–30, vanuses 8–18. Aastatel 1910 kuni 1917 kandis Kohila kool ministeeriumi kooli nime. Urgemäe koolimajas oli 3 klassi 30–40 õpilasega. 1–4. klass oli kohustuslik, 5. vabatahtlik. 4. ja 5. klass õppisid vallamajas. Klassitoa seinal asetses alati keisri pilt ja kui üks keiser suri, siis asendati see järgmisega. Nii iga kord. Koolis töötasid vaid meesõpetajad. Koole käidi katsumas. Ehk siis kohalik kirikuõpetaja tuli kooli laste teadmisi kontrollima ja tuli vaatama, kas lastel on üldse kooli vaja. Õppimine toimus eesti ja vene keeles. Elektrivalgustust ei olnud. Õppetöö algas 15. oktoobril ja lõppes 15. aprillil. Paljud õpilased ei käinud erinevatel põhjustel koolis. Tihti olid selleks kodused tööd. Hoiti nooremaid õdesi-vendi, tehti põllutöid, käidi karjas, kuid väga sageli oli põhjuseks ka see, et lastel ei olnud lihtsalt midagi selga ega jalga panna.
isa käis linnas. Linnas? Jaa, ta tõi sealt ühe hästi ägeda raamatu. Aga teate, millega Juhan eile hakkama sai? No, Ta lõhkus Alma-tädi aknakiviga ära. päriselt. Lihtsalt Ei olnud see mina, see oli ju Jaan. Ma ei saa aru, miks alati kõik mind süüdistavad kõiges. Oh, nii külm on. igast otsast viliseb tuul. Seinapraod on ka nii suured, et pista kas või terve käsi läbi. Mari, kuule, lähme viime enda söögikotti parem sinna söögikambrisse ära, äkki hakkab soem. Imelik, miks Jaan ei tulnud? Ootasime teda küll kokku lepitud teadus, kui ta ikka ei tulnud. Ei tea, kuhu ta jäi. Ju polnud tal jälle midagi selga panna või polnud tal süüa kaasa võtta. Tal on ennem ka nii olnud ju. Jah, Jumala teed on ettearvamatud. Olgu Jumal talle armuline. Istu. Tere hommikust! Tere hommikust. Kuidas te kavatsete taevariiki jõuda, kui te ei oska püsti seista? Sinna poole. Istuge. Mis asja? Te ei oska isegi istuda. Püsti. Istuge. Nii. Alustame päeva lauluga Üks kindel linn ja varjupaik. Alustame. Me palume. Ma tänan sind, mu taevani isa, Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja läbi, et sa sellel ööl mind kõige häda ja kahju eest oled varjanud. Ja palun sind, et sa ka tänapäeval mind hoiaksid pattu ja kurja tegemast, et iga minu tegu ja kogu minu elu oleks sulle meelepärane. Nõnda annan ma sinu kätte ennast kogu ihu ja hingega. Olgu sinu püha ingel mulle saatjaks, et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle. Aamen. Aamen. Alustame usuõpetuse tunniga, sest ilma usuõpetuseta ei pääse me taevariiki. Tänaseks pidite te pähe õppima 10 käsku. Ma palun, et te need esitaksite peast ja koos. Mina olen Issand sinu Jumal,
sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. Sina ei tohi Jumala nime ilmaasjata suhu võtta. Sina pead pühapäeva pühitsema. Sina pead austama oma ema ja isa. Sina ei tohi tappa. Sina ei tohi abielu rikkuda. Sina ei tohi varastada. Sina ei tohi anda valetunnistust oma ligimese vastu. Sina ei tohi himustada oma ligimese koda. Sina ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast, ümardajat, kariloomi ega midagi muud, mis on tema oma. Kirikuõpetaja Tomson, kindlasti tulite koolikatsumist tegema. Jumal olgu teiega. Mina tulin koolikatsumist läbi viima. Kuna lapsi sünnib aina peredesse juurde, siis liiguvad meil mõtted uus koolimaja ehitada. Aga vaatame, kas teile inimese loomadele on üldse uut koolimaja vaja? Olete te ka ikka midagi õppinud? Vaatame, kas meie, Issa meie palve on teil peas. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba annab meile tänapäev ja anna andeks meile meie võlad, nagu meie andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on sinu riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. No, asjad on ikka päris hullud. Ainult üks laps oskab. Jumal aidaku teid ja meid. Miks sa ei õppinud? Saatana sigitised! Kas teil tõesti mitte midagi peakolu sisse ei jää minu õpetusest? Mina ja kirikuõpetaja teeme, mis kole, aga et teist korralikud inimesed kasvaksid, aga teie tasute meie tööd ja vaeva niimoodi. Häbi peaks teil olema. Palugem Jumalat, et ta teile andeks annaks ja et te rumalad inimese loomad hakkaksite ükskord aru saama, et usuõpetust peab õppima ja minu pakutavat tarkust vastu võtma. Jumal ütle, no mis ma nendega peale hakkan? Ja sina, üleannetu poiss, ei pea kristlikest õpetussõnades ka mitte kui midagi. On alles lambakari mul. Ja kas te üldse saite aru, kes oli see mees, kes käis usuõpetuse tunnis teie teadmisi katsumas? Saate aru? Aga suud on tugevalt kinni nagu aida uksed. Aga kui kirikuõpetaja jõuab arusaamiseni, et te olete rumalad ja laisad, siis võidakse meie koolimaja hoopistükis kinni panna. Kas te seda tahate? Ei taha. Ei taha, aga ei viitsi õppida ka. Ma vähemalt loodan, et teil laul Jumal keisri kaitsesa on teil peas. Alustame. Jumal keisri kaitse
seda issa meie palvet ei õppinud. Kool pannakse võib-olla kinni nüüd. Ei pandud. Kes see on? Kes on? Oota, kirja andis. Oota. Kes see on? Õpetaja, toodi kiri. Liina, vaata, mis seal kirjas on. Mis seal kirjas on? Juhan, sina ära mine, sa saad tõrelda. Kuvat, sa lähed liiga lähedal. Oota, mis seal kirjas on? Juhan, mis seal kirjas on? Seal oli kirjas. Räägi. Lapsed, ma sain käskjalalt 2 teadet. Keiser Nikolai II on surnud ja mind kutsutakse sõjakomissariaati, sest pean minema sõtta. Seni, kui teil ei ole veel kooliõpetajat, õppetööd ei toimu, võite koju minna. Head teed, kohtumiseni ja Jumalaga. Tol ajal oli raske. Kuna koolis töötasid vaid meesõpetajad ja neid kutsuti sõtta, siis õpetajad koolis vahetusid väga kiiresti. Uue koolimaja ehitamise mõte lükkus sõja tõttu edasi. Keegi ei osanud aimata, mis saama hakkab. Puhusid uued tuuled, oldi sõjakeerises ning samal ajal prooviti harida ka lapsi. Sõda räsis eestlaste hingi väga tugevalt. Sõja lõppedes peale esimest maailmasõda prooviti jätkata sealt, kuhu enne sõda jäädi. Kohila kõrgemast rahvakoolist saab Kohila algkool. Kuna sõja-aastatel oli kool vahepeal venekeelne, siis nüüd, peale sõda, muutus see taas eestikeelseks. Jah, Jane. Õpetaja, kas nüüd pidid lapsed juba ka vanemates klassides käima? Te ütlesite, et varem polnud kool kohustuslik alates 5. klassist. Mina oleksin küll kohe tulnud. Kool muutus tõesti kohustuslikuks. Koolis pidid käima kõik lapsed, kes olid vanuses 9–14. Oli 4-klassiline koolikohustus. Kooli loodi 4-liikmeline hoolekogu, kes võttis oma südameasjaks tegeleda laste ja kooli probleemidega. Võtame nüüd 8. punkti. Mis meil oli see? Kas te saate, härrased, aru, et õpilaste puudumine koolist on suur probleem? Me tegeleme sellega kogu aeg. Oleme vanematele andnud teada põhjustest, mis juhtudel võib laps koolist puududa, kuid abi pole loota. Üha rohkem trahve peame väljastama. Tagasi tulles ka meie proua Miina juurde. Ta ei suutnud oma vanemat poega Juhanit kooli saata, mis tõttu ta oma lapse kasvuperre pidi andma. Ja nüüd ei koolis ka tema noorem poeg. Kuhu me nii välja jõuame? See on keeruline probleem, aga lugupeetud hoolekogu, me peame arutelu katkestama, sest ma pean tundi minema. Me jätkame 50 minuti pärast, seni aga tutvuge kooli tutvustavate paberitega ja koolimajaga. Need kohtumiseni.
tere, mu armas koolipere. Rõõm on teid jälle koolimajas näha. Head te tulite ja saite tulla. Aga nii nagu alati alustame tundi lauluga. Võta nüüd issandat vägevat kuningat kiita. Palun. Aitäh teile, aga ma näen, et osad lapsed puuduvad. Kus on Mari, kus on Jüri ja Johannes ka puudub. Kas teate nendest midagi? Mina tean nii palju, et neil on kodus väga palju teha ja pole ka mantleid, mida selga panna. Riiet lihtsalt ei ole. Neil on kooli tulla 4 kilomeetrit, nad ei saa ju ilma riieteta. Aitäh teile, et te oma koolikaaslaste pärast muretsete ja nende muredest mulle räägite. Täna on meil hoolekogu koosolek ja me arutame seda teemat, kuidas teid aidata saaks. Aga nüüd tuletan teile meelde, et homseks ootan teilt nimekirja raamatutest, mida olete sel aastal lugenud. Ma loodan, ma isegi usun, et raamatute nimekirjas on ainult head raamatud, teile sobivad raamatud. Hea raamat on see, mis kasvatab teis ligimese armastust, arendab isamaalisust, hoolivust, kohuse tunnet. Ma olen teile korduvalt rääkinud ka sellest, et kõlbeline iseloom areneb kõlbelises tegevuses ja selleks on ka raamatute lugemine. Leib ja raamat on teie arengus väga tähtsad asjad. Väärt raamat on nagu viiul, mis paneb helisema hingekeeled, kosutab hinge ja vaimu. Nii et mu armas koolipere, ma toonitan, kordan veel uuesti, et mida rohkem te loete väärt raamatuid, seda paremaks ja targemaks Eesti Vabariigi kodanikuks te sirgute. Õpetaja, Ja kas ma saaksin ka internaati jääda? Mul on kooli tulla 6 kilomeetrit ja kuna minu abikätest pole praegu väga puudus kodus, siis mu ema palus küsida, et kas ma saaksin internaati jääda. Ma tõesti ei jaksa seda omad hommikul juhtul läbida. ole nii hea ja saada vanemad kooli. Ma püüan teha kõik sinu heaks, et sind kuidagi aidata selles mures, kuigi hetkel ei ole kooli internaadis mitte ühtegi vaba voodikohta, aga me püüame mingi lahenduse leida. Nüüd aga tuletan veel kord meelde, et täna saate koolis sooja teed ja ma usun, et te võtsite ikka kaasa kruusi ja suhkru. Ja teine teade, et väljas on nii ilus ilm, et
me lähme täna õue võimlema. Need kehalise kasvatuse tund on õues ja Vudina on nüüd sinna mantleid selga ja jätkame siis hoolekogu koosolekuga. Jah, ma hea meelega jätkaksin just sealt, kus me enne pooleli jäime. Nimelt on siis meil probleem ja mure nende peredega, kellel pole lastele midagi selga anda, jalga panna, neil pole isegi õppevahendite jaoks raha. Et neid peresid on üsna palju. Jah, ja selle tulemusena on Kohila vallas kooli kohustust mitte täitvad lapsi palju, siis pole jalga panna, selga panna. Ja siinkohal ma arvangi, et me võiksime valla poole pöörduda abi saamiseks, et ka need lapsed saaksid edasi koolis käia. Teeme taotluse, sest ma tulin vallamajast ja ma sain aru, et neil on natuke raha tilkunud, et äkki saame meie ka sealt midagi. Väga hea, see on hea mõte. Sest kuidas muidu me kasvatame oma lastes austust, kohusetunnet, vaprust, koolis käimise vajadust, kui me ise neid ei toeta selles. Et oleme kokku leppinud, et küsime vallast abi. Jah, teeme ühise taotlused. Hästi. Järgmine teema arutamiseks. 27. novembril on siis kooli sünnipäeva tähistamine. Sellest peab saama kestev traditsioon. Olete nõus? Jah. 24. veebruarit tähistame aktusega. Näidiskava on juba ministeeriumist kooli saadetud. Mõned näited kavast. Avakõne, kus selgitatakse Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise vajadust. Laul Sind armastan, Eesti. Vabadusvõitluses langenute mälestamine, mis koosneb 3 osast. Ühislaul Isamaa ilu hoieldes. Kohapealsete vabadussõjas langenute nimetamine ühes küünalde kustutamisega noorte poolt. Deklamatsioon Nii ilus on surra, kui oleb veel noor. Sellele järgneb Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse kõne ja deklamatsioonid Eesti muld ja Eesti süda. Enne surma Eestimaale ning maa müüdise vaprate sammudest. Kavas on veel laul Priiusele, noorte tervitus vabadussõjas osavõtnutele ja lõpusõna ning Eesti Vabariigi hümn. Seda Eesti Vabariigi aastapäeva näidiskava kuulates ma tunnen, et õhus on mingit halba eelaimtust, hingevalu. Selles näidiskavas hõngub nagu mingit muret, kartust. Kas teil on ka selline tunne? Isamaa ootab koolilt palju ja kool peab Isamaale palju andma. Kalliks peame pidama oma maad, mille muld on meid ja meie esivanemaid toitnud ja mille eest, kui kallima päranduse eest peame võitlema, peame kaitsma ja kui vaja, ka ohvreid tooma. Ja tundub, et meid ootab ees väga murelik 1940. aasta. Sa ruttu tõused, kuumalt rinnust tuksuma, kui su nime suhu võtan, püha Eesti Isamaa. Head olen näinud ja paha,
mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätta maha, sind ei iial unusta. Sinu rinnal olen hinganud, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulnud sa. Eestimaa mu tööd, mu laulu, sul neid tulin rääkima. Oh, ei jõua iial öelda ma, kuis täidad südame. Sinu rüppe tahan heitama, kord viimse unele. Ema kombel kinni kata, lapsed uksvat rinda sa. Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta. Aeg haudadele rahu laotab ja käpad magada saab autab. Aeg kalme rohutab ja leinu lohutab. Kuid uus, mis anda leidsin surma suurus, ei jõulua ja seega ees ootasid jällegi rasked ajad. Algas Teine maailmasõda. Paljud mehed läksid sõtta ning tagasi enam kunagi ei tulnudki. Võimule tuli Punane vägi. Suurteks eeskujudeks ja juhtideks peeti Stalinit ja Leninit. 1946. aasta Aabitsas oli palju jutte Leninist ja Stalinist. Võimsalt kostku meie laulud mehest, kes on kõigist kuulsam, kõigist julgem, kõige armsam, Stalinile laulgem laulu. Stalin juhtis meie võitlust vihatava vaenlasega. Stalin tõi me maale kuulsust hiilgavate võitudega. Rõõmsalt laulud kõlagu rahva targast õpetajast, töötajate, laste sõbrast, meie juht, suur Stalin, elagu. Õppetöö koolis toimus punalippudega vabas sotsialistlikus ühiskonnas. Kohila algkoolist sai nüüd Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Kohila mittetäielik keskkool. Oluliseks asjaks ja muutuseks oli see, et kool sai endale elektrivalgustuse. Koolikohustust pikendati. Õpetajaid õpetati, kuidas kasvatada sotsialistlikku noort. Tekkisid pioneerimalevad. Õpetaja, mis see Viineri kalevad olid? Mitte Viineri kalevad, David. Palun pane peegel ära. Pioneerimalev. Selle alla koondusid sotsialistlikud noored. Pioneerid. Paljud pioneerid olid ka timurlased, kes aitasid eakaid kodustes töödes. Saeti ja lõhuti puid, toodi vett ja tehti muid toimetusi. Vahepeal oli Eestis ka saksa aeg, kuid Vene võim jäi siiski peale. Tehti seda, mida ei tahetud. Räägiti seda, millesse ei usutud.
tere, lapsed! No seismise olete te juba kõik ilusti ära õppinud. Tubli. Aga täna me kontrollime, kuidas on lood kätepesuga. Kas käed ja küünealused on puhtad? Käed ette. Nii, näita peopesasid ka. Neid oleks nagu küll pestud täna, jah? Tublid tüdrukud. Vaata, kuidas su varrukas on, pane ilusti. Sina näita nüüd ka oma käed ette, palun. Selline käitumine on lausa lubamatu. Õpetaja on koolis suur autoriteet ja vastuhakkamine ei ole lubatud. Nõukogude õpetajad on hoopis uued inimesed, teistsuguse maailmavaate ja hingeeluga, hoopis uue struktuuriga inimesed. Ta vaatab julgelt ja veendunult tulevikku. Tõeline nõukogude õpetaja on uhke sellele, et ta elab ja töötab nõukogude korra tingimustes kui ainulaadses, mis võimaldab kasvavas sugupõlves arendada õiget patriotismi ja nõukogude demokratismi. Õpetaja töö on suur ja üllas ja selleks, et olla oma auväärt ameti kõrgusel, peab iga nõukogude õpetaja, ükskõik mis ainet ta siis õpetab, eelkõige selgesti mõistma nõukogude riigi poliitikat. Nõukogude võimu eesmärgiks on kasvatada igakülgselt arenenud aktiivseid inimesi, kommunismi ehitajaid, kes piiritult anduksid oma rahvale, nõukogude valitsusele ja bolševike parteile. Vot tak! Suur väikse sõõral taevakaar, nii näeme joonistuspoisi. Kõik valmis teeb, siis lihtsalt veel alla kirjutab rea. Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ema, olgu jääb minu rõõm. Pust всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Sõjalise õpetuse tund on nii lahe. Me saime katsuda vintpüssi. Õpetaja ütles, et see on uus õppevahend. Mis vintpüsse? Neid ju paika pandud. 1891. aastal. Nendega ei saa ju vindist lasta. Aga laudaseina saime TOS 8 vintpüssiga küll lasta. Olgu Lenin kiidetud. Ah, mis saab lärad? Poleks seda kõike vaja. Ma arvan, et kooli seinalehe pealkiri Kohila noorte hääl on väga hea. Ärme unusta, et pioneer tähendab olla esimene algataja ja uuendaja. Meie päevapioneerideks on Lenin ja Stalin ja kogu nõukogude rahvas, kes loob uut ühiskondlikku korda maailmas. Pioneer on väga usin. Iga 10 päeva järel ilmub uus number. Seda oodatakse. Homme on 10. päev ja leht peab ilmuma. Kes teeb ülevaate sellest, millest tuleb homse sees juttu? Kooli siseelust kirjutas Julia. Huviklassi oli see töö vastu, testis Taivo. Muidugi on artikkel ka õpilasnõukogude patriotismi kasvatamisest. Muidugi, paneme seinalehele ka kriitika mahajääjate ja õpilasreeglite mittetäitjate kohta. Väga hea, leht on valmis, homme stendile. Ja ärge unustage, et homme on tublid pioneerid abiks ka kooli spordiväljaku rajamisel. Kõikidel pioneeridel kohal olla. Seltsimees Blumberg arvas, et Kohila koolil võiks olla oma laul. Puud on vaid sõnad.
sõnalt kirjutad sina, Tõnis Kroon? Mina? Miks mina? Ma ei oska ju. Mis sina? Selline oli valik. Ivan ja Kaupo, viige Tõnis pioneeri salajasse lõkustatud tuppa ja enne teda välja ei lase, kui sõnad olemas. Mina, Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu noor pioneer, tõotan oma seltsimeeste ees, seista kindlalt Lenini, Stalini põhimõtete eest, kommunismi võidu eest. Tõotan elada ja õppida nii, et saada oma sotsialistliku kodumaa vääriliseks kodanikuks. Pioneerid, kommunistliku partei ürituse eest, olge valmis. Alati valmis! Kus on meie uus vandandja? Las tuleb siia. Mina, Olev Tusane, asudes Vladimir Ilitš Lenini nimelise pioneeriorganisatsiooni liikmeks, tõotan pühalikult oma seltsimeeste ees palavalt armastada oma kodumaad, elada, õppida ja võidelda nii, nagu õpetas suur Lenin, nagu õpetab kommunistlik partei, täites alati Nõukogude Liidu pioneeride seadusi. Tänu meie suure isa juhendamisele on valmis saanud Kohila noortelaul, viisik kirjutas Aleksander Blumberg, sõnad Tõnis Kroon. Kohilas noori on sadu, virkutõkkaid on. Nad jälgivad isade radu, juhtijaks komsomol. Rõõmus noorus meie maal, laula sa, õnnelik su lapsepõlv teie kodumaal. Õnnelik su lapsepõlv teie kodumaal.
punane režiim jätkus. Õpetajaid kontrolliti hoolega, mida nad ütlevad, kuidas õpetavad. Nähtamatu kontroll oli pidevalt olemas. Tohisoo koolimajas oli suur ruumipuudus, töövahendite nappus. Arendati praktilisi oskusi, see tähendab, palju asju valmistati ise. Elati pidevas hirmus, et millegi vastu ei eksitaks. Toimus palju ühistegevusi, millest võttis osa terve koolipere. Ja Kristin? Kui ma ei oleks tahtnud ühiskonna tegevusest osa võtta, kas ma siis oleks pidanud üldse sinna minema? Sellist võimalust ei olnud. Kõik pidid minema. Ühistegevuste peale öeldi ikka, kõik tahtsid aidata, teha rõõmuga. 1955. aastal sai Kohila 7-klassilise kooli direktoriks Otto Terno. Tema unistuseks ja eesmärgiks oli see, et Kohilas oleks päris oma koolimaja. See unistus tal ka täitus. Tema ametisoleku ajal ehitati Kohilasse koolihoone. 9. septembril 1961. aastal oli uue koolimaja pidulik avamine. Kohila suur pidupäev. 9. septembri hommikul kell 9 rivistas õpetaja Gunnar Simson kogu koolipere armsaks saanud vana koolimaja ette ja kõlas raport. Kohila keskkool on üles rivistatud pidulikuks lahkumiseks vanast koolimajast. Algus on ikka pidulik ja töine. Peame jälle kolhoosi põllule minema. Aga mis teha? Kartul vaja üles võtta. Mul jäi just laps haigeks. Küll nad peavad ise hakkama saama. Oleks september juba läbi. Ja, eks kodused peavad hakkama saama. Aktuselt kartuli põllule kooli kohustust täitma, no head laupäeva õhtuks vähemalt koju saab. Nädal aega perest eemal, no mis see teed tuleb minna? Kas ma sain õigesti aru, et sel aastal läheme Vambola kolhoosi kolhoosnike saagi koristamisel aitama? Ju seal on ka koht, kus ööbida saab. Ja, mina sain aru, et me ööbime seal mõisasaali põrandal, esmaspäevast laupäevani, poisid ja tüdrukud koos, nagu alati. Saime lõpuks koju. Peaaegu iga päev sadas vihma, riided ei kuivanud üldse selles niiskuses ära. Külm on naha vahele pugenud. Õnneks teeb isa täna sauna, saab ennast üles sulatada ning ka puhtaks pesta. See oli päris vahva, kui läksime õhtusöögiks seeni korjama. Mäletad, kui Juhan astus lehmal sõnniku hunnikusse? Ta pidi kummikud õue jätma ning need olid hommikuks vett täis. Kui ta need hommikul jalga pani, siis lõi vett üles. Sai aga palju nalja. Naised, kas te kuulsite, et esmaspäeval tuleb kooli poliitilise kasvatustöö kontroll? Nii et peame hakkama ruttu ajalehti lappama. Hea, et ajalehtedes suurte juhtide tsitaate kirjas on. Loeme mõned tunnis ette ja kontroll jääbki rahule. Poliitiline surve on väga tugev ja jube. Oi, tere, kallid kolleegid! Tere! Aga mis teil siin nüüd siis toimub? Homme tuleb kontroll. Ahaa, sellepärast olete te mures. Mul on need ettevalmistused juba ammu tehtud. Enamus tööst tuleb meil ju nagunii ööarvelt ära teha. Aga kas teate, kallid seltsimehed? Täna öösel
no natukene küll kiirustades kõikide nende koduste tööde otsas. Kirjutasin ma meie tüdrukute ansamblile laulu. Kohila kooli hümn. Ja muidugi õige pea tuleb see nüüd ka ikka esitamisele. Oot, sina ise kirjutasid laulu? Jaa. See on täitsa ootamatu, sest sa ei ole ju varem midagi ise kirjutanud. No mis siis? Sel korral tuli inspiratsioon peale. Seltsimehed, teatavasti oleme me eesrindlikud ja eeskujud ja lastele kahtesid panna ei tohi. Kuidas teil see õnnestub? Kõik, nii palju kahtesid üldse ei taha. No mul oli just kontrolltöö, pidi nii mõnelegi poisile 2 panema, kui ta ei ole ju mitte midagi kirjutanud. Ma ei saa ju talle 3 panna. Jaa. Tere, õpetajad! Tere! Kas ma saaksin palun rääkida õpetaja Simsoniga? Minuga, jaa, loomulikult. Nii, ma kuulan, mis sul mureks on? Õpetaja Simson, kas ma saaksin oma muusikahinnet parandada? Mul on 5, 2, 1, 3. 5, 2. Oot, ma nüüd vaatan, kas on ikka õige koht. Tõesti. Tule siia poole. Teeme nüüd niimoodi. Kui sa ühe nendest 5, 2 positiivsele hindele ära parandad, siis saad ilusti 3 kokku. Aitäh. Kas ma saaksin rääkida õpetaja Laasiga? Jah, kuidas ma saan sind aidata? Ma sain jälle 2. Miks te mind sedasi traumeerite? Aga sa ei kirjutanud ju töö peale mitte midagi. Oot, ma vaatan. Eksin, nime siiski kirjutasid, aga selleks, et 3 saada, peaksid midagi rohkem kirjutama. No näete siis, kuhu viib meid nüüd uus seadus, et me ei tohi enam 2 panna. Küll meie uus koolivarm on alles ilus. Nii uhke on sellisega käia. Mulle väga meeldib. Ei tea, minu arust mingi plikade värk oleks ikka enda riietega saanud olla. Kisupea on kitsas, ronida ka nende pükstega ei saanud. Proovisin juba. Oi, õpetaja tuleb. Tere, hea, et teid nägin. Tuletan teile meelde, et meil on nüüd koolis iseteenindamine. Palun tuletage ka teistele klassikaaslastele meelde teile lisandunud ülesanded. Klassi koristamine, laudade katmine ja abistamine sööklas, kooliõue valvamine, spordiväljaku puhtuse valvamine ja raamatute köitmine. Jah, õpetaja, me ei ole unustanud ja ütleme teistele edasi. Tublit. Õpetaja, ma tahtsin küsida, kas 15. oktoobril on kooli aastapäeva tähistamine? Jah, on küll ja seal tuleb esitamisele meie kooli hümn. Tere, õpetaja! Tere! Kuidas pioneeridel läheb? Kommunistlikel pioneeridel läheb väga hästi. Kommunistlikud pioneerid on väga aktiivsed. Oleme jätkuvalt oktoobri lastesalga juhtideks. Meil on juba 3 rühma timurlasi. Meile meeldib teisi aidata. Oleme eeskujuks. Teie kommunistlikud pioneerid olete tõesti teistele eeskujuks.
oma tunniga 1970-ndatesse. Suuri muutusi koolis ei olnud. Eestis oli ikka veel punane võim. 2. septembril aastal 1971 avati tänu õpetaja Heino Vilipere eestvedamisele kooli staadion. Põnevamaks ja aktiivsemaks muutus koolis elu aga õpilastel. Kooli 10. lend kinkis koolile lipu, mille peal oli öökull, tarkuse lind. Alguse sai nääripeo jõulupeo traditsioon. Esimese nääripeo lavastas 12. lend ja kandis pealkirja Nääriõhtu Matsi talus. Koolis oli au sees rahvatants, milles oldi väga head. Võideti palju auhindu ja oldi teistele koolidele eeskujuks. Väga head ollakse siiani. Väga head oldi ka erinevatel laulu- ja etlemiskonkurssidel. Isetegevustes paistsid Kohila noored alati väga silma. Õpilased olid head ka mälumängudes. Ka meie koolis toimus päris oma mälumäng, turniir. Koolis hakkasid toimuma nõndanimetatud klasside nädalad. Ja Kristin? Õpetaja, ma saan aru, et koolis õppimist üldse ei toimunud, pidevalt oli isetegevusi, tegeleti millegi muuga peale õppimise. Ja, Jane? Õpetaja, kui õppimist peaaegu et üldse ei toimunud, kuidas siis targaks saadi? Ikka õpiti koolis. Keskkooli õpilastele lisandus suisa aine sõjaline algõpetus. Koolis toimus lihtsalt nii palju üritusi, et isegi rajooni poolt tunti muret, et kas Kohila koolis õpitakse ka. Sammu marss! Paigal, seis, 1, 2, vasak pool, joondu, valvel, vabalt. Viisnurk on su puha lemmis, painutad õigeks, läheb pooleks, paned uue. Tubli. Ait. Seltsimees Tiina, meil on juttu olnud sõrmekünte pikkusest. Kuidas te saate nii pikkade küntega siin tunnis olla? Need segavad ju automaadi laatevõtmist ja kokkupanemist. Järgmiseks tunniks olgu lõigatud. Saade tõsisem nägu, me oleme sõjalise tunnis. Nii, nüüd harjutame automaadist laskmise asendit. Asend võtta! Tüdrukud tublid, Tiina väga hea, väga hea. Jalad, kannad maha. Keda sihid? Snaiper puu otsas. Võta natuke madalamale. Sinnaga natuke madalamale. Võt niimoodi. Päris hea. Teil hakkab tulema. Tõuske püsti. Joondu. Valvel. Vabalt. Tänaseks on sõjalise algõpetustund lõppenud. Järgmiseks tunniks parandage need puudused, mis ma teile ütlesin. Ja kohtume uuel nädalal. Revitult! No ma ei tea, ma alles üleeile lõikasin küüsi ja juba on probleem. Ma loodan, et ta vanematele ei teata. Jaa, see oleks täiega nõme. Aga kuulge, meie klassi kord on sisustada järgmine nädal koolis ning korraldada üritusi. Mida me teeme? Kas mõtteid on? Teeme midagi väga head, kuna see on ka hindeline, sest mina sooviksin küll 5 saada. Ja mina ka. Ja äkki viskame pikali ja harjutame tulistamist koolijuukse juures.
ei noh, aga tegelikult ka, ilma naljata palun. Alustame raadiosaatega, anname teada oma üritusest, reklaami tuleb teha, Seinalehele ka teeme muidugi. Kuna meil avati staadion, siis võime ju korraldada erinevaid spordivõistlusi. Mingil päeval võiksid tüdrukud kodus küpsetada kooke, tuua need kooli ning avaksime kohviku, sest nii saame koguda raha klassiekskursiooni jaoks. Ja me võiksime teha midagi uut ja huvitavat, näiteks õuduste tuba või midagi sama lahedat. Juba tuleb päris head mõtted. Võiksime korraldada ka näituse, mõtleme teema ning teeme teoks. Muidugi tuleb ka turniir, see tõotab tulla päris huvitav. Aga lähme räägime oma mõtetest teistele ka. Ja, lähme. Kõige tähtsam, ei tohi unustada. Reedel on puhkeõhtu tantsuga. Küll koolis on ikka huvitav, lähme räägime teistele ka. Kohila koolil on pikk ja põnev ajalugu. Nähtamatult ja kiiresti on liikunud aeg ning meie tund hakkab lõppema. Me oleme jõudnud tänapäeva koolini, mida me väga hästi teame ja tunneme. Kool muutus uuendusmeelseks Eesti taasiseseisvumise ajal. Aastal 1992 valiti meie kooli direktoriks Rutt Raudsepp. Tema oli esimene õpetaja, kes kandideeris sellele kohale ja kes teiste seast välja valiti. Direktor Raudsepa prioriteediks sai kooli kapitaalremont ja lastesõbralik kool. Aastal 2000 valiti meie kooli direktoriks Raivo Heinaru. Kooli märgusõnadeks said puhtus, kord, ilu ja reeglid. Läbi aegade on meie koolis tekkinud palju traditsioone. Traditsioone, mida me teame ja kalliks peame, ning traditsioone, mis on vajunud unustuste õlma. Urge kooli õpetaja Erne Saks ütles üle 100 aasta tagasi. Jah, mis mõistusega õpitakse, on võimalik unustada. Aga see, mis emotsionaalselt alateadvusesse sööbib, seda ei unusta me kunagi. Loodan, et ka teie ja teie lapsed ei unusta seda kunagi.
kalliks jääd. Ellu palju õnne toob, siin veedeb päeva hääd. Ja kuigi aastad mööduvad, siin kohtume me taas. Et möödunud päevi ilusaid võiks meenutada koos. Kes küll ütleks, kui palju on noori oma eludega elanud siin. Ja kui palju on kevadeid möödunud ja noori siin kaasada viid. Jäägem virkadeks